Tere, mina olen Heleni Tarand Hobipunktist ja näitan teile täna kahte võimalust, kuidas kasutada nupulist lõnga. Esimeseks tööks on meil siin siis nupulisest lõngast kootud sall, see on parempidises koes. Ja siis teisena näitan, kuidas kududa nupulist lõnga koos teise lõngaga. Nupulõng koosneb siis sellistest pontsakatest nuppudest ja neid omavahel ühendavast nöörist. Ja siis kudumi alustamiseks tuleb siis silmused luua vardale kudumisvõttega. Silmused luuakse siis nendest vahekohtadest ja silmuseid luuakse nii palju, kui palju soovitakse siis neid nupsusid kõrvuti seada. Silmuse loomiseks siis koome silmuse parempidi läbi, eelmise silmuse, ja tõstame selle tekkinud aasa vardale. Järgmine aas vardale. Nüüd sall kootakse siis parempidises koes ja kootakse siis jälle ainult nende vahepealsete nööridega ja iga silmuse vahele jääb siis üks nupp. Sellise lõnga kudumiseks sobivad suhteliselt suured vardad, soovitav jämedus on kuskil 6–8 mm. Alustades uut rida, jätame siis ühe nupu rea kõrguseks. Siis koome parempidi läbi, jätame ühe nupu kahe silmuse vahele. Koome parempidi läbi, üks silmus vahele, parempidi läbi, silmus vahele, parempidi läbi. Niimoodi rea lõpuni. Nii, ja siis, kuna me koome parempidises koes, siis tagasi rida peaks olema pahempidi. Ja sellisel meetodil salli kudumiseks, et kui te soovite laste salli kududa, siis laste salli peale läheb üks 50-grammine dokk lõnga ja täiskasvanu salli jaoks peaks arvestama 2 dokiga. Ja nüüd on siin juba näha, töö paremale poole tekivad siis need parempidised silmused ja pahemale poole jäävad nupuread. Siin on nüüd näha, kuidas nupulõng on kootud villase mütsi sisse. Ehk et töö paremale poole jäävad nupud ja töö pahemale poole jäävad siis need nööriosad. Mütsi põhi kootakse siis tavapäraselt parempidises koes, aga siis igal 5. real on nupurida. Ja nupurea kudumiseks siis tõstetakse seda nupulõnga ette ja taha, teda ennast läbi ei koota, et ta lihtsalt siis nupud jäävad töö paremale poole ja nöörid jäävad töö pahemale poole. Nüüd ma olen jõudnud nupu kohani, tõstan lõnga töö ette ja koon läbi selle nupu taha jäävad silmused. Silmuste arv sõltub nüüd sellest, kui jäme on see lõng, mida te koote, et kui teil on jämedam lõng, siis teil on vähem silmuseid, kui on peenem lõng, siis on rohkem silmuseid. Minul on praegu nupu taga 4 silmust. Tõstan nööri töö taha ja vahel on mul 5 silmust. Toon jälle nupu töö ette. Koon läbi 4 silmust. Viin nööri töö taha. Koon läbi 5 silmust. Eesmärk on siis see, et silmuste vahe oleks selline, et nupud ei jääks väga pika nööri otsa rippuma teil töö paremale poole ja samuti, et nad ka ei kisuks, et muidu näiteks kui teil mütsi sees on need kiskuvad nöörid, et siis hakkab pigistama. Niimoodi kootakse siis terve ring ja kui see ring on kootud, siis jätate nupulõnga töö pahemale poole ja koote näiteks sentimeeter kuni 1,5 lihtsalt siis parempidises koes selle põhjalõngaga ja siis
jätkate jälle üks rida nupulõngaga. Nupulõnga algus- ja lõpuotsa võiks kergelt tikuga sulatada, siis ta ei hakka hargnema ja need tuleks kinnitada siis niidi ja nõela abil töö pahemale poole, et ta ei hakkaks hargnema. Nupulõngaga saab siis kududa väga erinevaid efektseid pindu, seda võib kasutada igal pool, kus te kasutaksite näiteks kootud nuppusid, aga sama efektse tulemuse saab nagu palju lihtsama vaevaga.